Tere, Olari! Tere, Kertu! Kuidas sul läheb? Mul läheb nagu ikka üsna töökalt. Kuule, räägi lähemalt. Millega sa täna Telias tegeled? Ma olen Telias süsteemi administraator ja ma haldan Linuxi osse, varundusplatvormi ja lisaks sellele tegelen ma ka paljude huvitavate tehnoloogiatega. Võib-olla silmapaistvad neist on näiteks Kubernetes. Räägi mõnest ägedast juhtumist, mille kallal sina oled toimetanud. Alati on minu meelest hea tunda ennast kasulikuna, kui oled taastanud mõne olulise kliendi infosüsteemi, näiteks krüptoviiruse rünnaku alt. Vaatame ajas natukene tagasi. Miks sa üldse Teliasse tööle tulid? Mul on see IT-valdkond pikemat aega juba meeldinud. Ja seetõttu ma läksin ka õppima IT-süsteemide administreerimist ülikooli. Ja kui aeg jõudis sinnamaani, et sain kooli lõpetatud, siis pidi kuhugi edasi liikuma, siis erialasele töökohale. Ja erinevate valikute seas just sisemise tunde järgi valides mulle tundus, et Telia on see õige koht. Mis sa arvad, kuidas oled ise inimesena Telias arenenud? Ma arvan, et peamiselt just see planeerimisoskus, mida ma olen omandanud, et see on üsna tähtis. Ja teisena veel ka see, et alati tasub asju ette näha, mõelda alati järgmist sammu ette. Kuidas on Telia kui tööandja seda toetanud? Oma erialaselt puutun kokku erinevate tehnoloogiatega ja võib-olla Telia eeliseks ongi see, et saab nii paljude asjadega tegeleda. Ja ma arvan, et ühtpidi on see hea, sest et on võimalik päris palju enesearengut teha. Ja ütleme niimoodi, et minul on pigem probleemiks tihti see, et ööpäeva sa näed 24 tundi, et muidu tahaks veel rohkem mõndade asjadega tegeleda. Ja olen ise ka tööandja toetusel läbinud erinevaid sertifitseerimisprogramme. Ma usun, et sertifikaadid on olulised just spetsialisti arenguteel, sest need aitavad seada eesmärke. Mis on üldse sinu arvates parim asi Telia juures? Ma arvan, et eelkõige ikkagi inimesed. Et mul on au teha koostööd profidega. Et sellest on väga mõnus suhelda oma ala tippudega ja täiesti ka avatult. Aga ongi kõik. Mida sa tänaselt päevalt ootad? Ma ootan tänaselt päevalt eelkõige seda, et oleks võimalikult vähe probleeme ja intsidente. Et rusikareegel on ikkagi see, et kui klientidel läheb hästi, siis läheb ka mul hästi.